Tere kõigile! Ma arvan, et võime vaikselt alustada, et kes siis hiljem liitub, võtame tema jooksvalt vastu. Mina olen Kelly Popu Riigi Tugiteenuste Keskusest ja mul on hästi hea meel teid täna siin tervitada infopäeval taotlusvoorule, mis kannab nimetust siis taastava õiguse arendamine Eestis. Taotlusvooru rahastatakse Norra toetustest ning see on üks osa Euroopa majanduspiirkonna Norra toetuste programmist kohalik areng ja vaesuse vähendamine, mille programmi operaatoriks on Sotsiaalministeerium koostöös siis Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Haridus-Teadusministeeriumiga ning Riigi Tugiteenuste Keskus täidab rakendusüksuse funktsioone. Käesoleva infopäeva päevakava on teie ees. Kohe anname sõna Laidi Survali Justiitsministeeriumist, kes teeb sissejuhatuse taotlusvooru, tutvustab taotlusvooru eesmärke, tegevusi, tulemusi ning räägib ka hindamiskriteeriumitest. Seejärel Liina Preitsis Riigi Tugiteenuste Keskusest tutvustab taotluste menetlemisega seotud protsessi, räägib nõuetest taotlusele, taotlejale ja sealhulgas ka partnerile. Pille Penk Riigi Tugiteenuste Keskusest tutvustab kulude ja tegevuste abikõlblikkusega seotud teemasid, samuti projekti aruandlust ning toetuse maksmise tingimusi. Seejärel vaatame koos minuga, kuidas näeb välja e-toetuskeskkonnas taotluse sisestamise protsess. Kõige viimane osa oleme jätnud küsimuste jaoks, aga võtame vastu küsimusi ka iga teemaploki lõpus, et lülitage siis sisse oma mikrofon või kirjutage chatti. Aga mina siis praegu lõpetan ja annangi sõna Laidile. Ja tere hommikust. Panen teile kohe oma slaidid ette, siis on lihtsam jälgida. Nii. Just. Et räägin siis tõesti mõne sõnaga taotlusvooru sisust ja põhjustest, miks me seda taotlusvooru Eestis vajame. Nagu Kelly ütles, mina olen Laidi Surva, töötan Justiitsministeeriumis projektijuhina. Juhin siis Norra finantsmehhanismist rahastatud projekti Nooresõbralik õigussüsteem. Ja siis taastava õiguse teemad laiemalt on üks selle projekti selliseid tugiteemasid. Meil on väga hea meel, et on olemas siis avatud taotlusvoorud taastava õiguse veelgi laiemaks populariseerimiseks Eestis. Võib-olla lihtsalt lühidalt sissejuhatuseks, mis see taastav õigus siis on. Et ma usun, et tänase taotlusvooru kuulajate seas on ilmselt inimesed, kes teavad, mis on taastav õigus, aga hea on ikkagi päeva alustada sellise ühele lainele minemisega. Et taastav õigus on siis viis läheneda õigusrikkumistele ja konfliktidele selliselt, et kahjude heastamisse on aktiivselt kaasatud kõik osapooled. Ehk siis vahetult juhtumiga kokku puutunud inimesed kui ka kogukond laiemalt. Ja taastav õigus on selline huvitav teema, et on üsna selline laialt või erinevate nurkade alt vaadatud teema. Et seda võib vaadata kui sellist ohvrikeskset lähenemist kuriteo siis tagajärjel tekkinud kahjude heastamisele. Aga see võib olla ka väga selline igapäevane viis või meetodid lahendamaks siis inimeste vahel tekkinud konflikte. Ja seda juba täitsa lasteaiast peale. Et mida varasemalt me suudame lastele õpetada selliseid häid ja viisakaid konflikti lahendamise viise, seda suurema tõenäosusega hoiame ära siis täiskasvanute vahelisi konflikte. Ja täiesti eraldi siis sellise lähenemisena kasutatakse taastavat õigust ka tõesti alternatiivina siis karistuslikule õigusele. Ja selle taotlusvooru puhul on kõik need erinevad lähenemised igati toetatud. Peamine, mis siis taastava õiguse puhul tasub meeles pidada, on see, et sellel on sellist 3 suurt alust. Et esiteks siis tõesti kahju, mis on tekkinud, kas siis konkreetsele inimesele või inimestele, või ka siis kogukonnale või ühiskonnale laiemalt. Siis kohustus see tekkinud kahju heastada ja just sellisel viisil, mis on kahju kannatanud inimestele kõige sobivam või vastuvõetavam. Ja kolmas siis põhialus on tõesti see, et me sellise heastamiseni jõuame
aktiivse kaasatuse kaudu. Et taasteõiguse protsessid üldjuhul on sellised, mis toetavad ja soodustavad aktiivset osalemist ja mõneti ka eeldavad seda. Et hästi oluline on see, et kõik osapooled saavad vabalt väljendada seda, mida see olukord neile on tekitanud, põhjustanud ja ka kuidas nad saavad oma tekitatud kahju heastada. Üks selline taasteõiguse klassikuid, Howard Zehr, on nüüd juba 20 aastat tagasi toonud välja sellised peamised eesmärgid, mida tema nägi, et taastaval õigusel on. Et ühtpidi on siis see, et tõesti veenduda selles, et kannatada saanud inimesed, et nende kahjud saaks heastatud ja nende vajaduste eest oleks siis hoolt kantud. Siis teine pool on tõesti see, et taastav õigus peab võimaldama kahju tekitajal võtta vastutust tehtud teo eest ja siis tõesti heastada see kahju, mida ta on tekitanud kas siis konkreetsele inimesele või laiemalt kogukonnale. Ja suurem siis selline või pikemaajalisem eesmärk on tõesti see, et me tervendame siis konkreetseid inimesi, kes on olnud selle juhtumiga seotud, kui ka kogukonda laiemalt. Et kogukonnas siis vähendada selliseid hõõguvaid pingeid. Ja selliselt on nähtud, et taastavõiguse protsessi läbinud inimesed või õigusrikkujad, et nende puhul on täheldatud siis väiksemat korduvkuritegevust. Ja oluline on tõesti see, et nende taastavõiguse protsessides sekka oleks siis kaasatud aktiivselt kõik need, keda juhtunu on puudutanud ja keskendutakse siis tõesti sellele konkreetsele kahjule, mitte niivõrd süüdlase otsimisele ja süüdistamisele. Et eesmärk on tõesti see, et kõik selle protsessi kaudu saaksid tervendatud. Ja nagu ma ka enne mainisin, et taastaval õigusel on selline hästi lai kasutusala, et seda võib kasutada kuriteoennetusena juba täiesti varasest lapsepõlvest peale, õpetades siis noori ja lapsi konflikte lahendama ja ka peredes ja kogukondades rahumeelselt arutlema selle üle, et mis on kellelegi liiga teinud ja kuidas me siis selle kahju heastame. Siis teisalt on võimalik taastavat õigust tõesti kasutada siis sellise süüteomenetluse raames, et kas siis heastada kuriteoga tekkinud kahju või siis vahendada neid konflikte, mis on osapoolte vahel tekkinud. Ja nagu ma mainisin, et taastavat õigust võib kasutada siis ühe alternatiivina karistustele. Ja võib-olla kolmas selline plokk, mis Eestis on vähem kasutusel, on siis tõesti karistuse ajal ja järgselt taastava õiguse kasutamine. Et seda siis nii näiteks konfliktide lahendamiseks vanglas kui ka siis vanglast naastvate inimeste taas ühiskonnastamiseks. Et tõesti siis kasutada taastava õiguse meetodeid ja lähenemist selleks, et aidata taastada neid suhteid, mis on rikutud kuriteo tagajärjel. Ja miks me siis kõike seda arvesse võttes, et miks seda taotlusvooru täna Eestis vaja on? Et ühtpidi tõesti see, et kogemus näitab, et taastava õiguse lähenemised on väga tulemuslikud ja väga erinevates kontekstides. Et seda võiks palju julgemalt kasutada, nagu ma olen maininud, lasteaedades, koolides, vanglas, kogukonnas laiemalt. Ehk siis tegelikult meil on täna olemas tõendid selle kohta, et need meetodid toimivad. Samas meil täna ei ole palju selliseid häid alternatiive, mida kasutada alaealiste ja noorte õigusrikkumistele reageerimisel. Jah, meil täna juba on praktikat politseis, prokuratuuris, aga me näeme, et me võiksime palju rohkem erinevaid meetodeid kasutada. Et täna meil pigem on kasutusel siis konfliktivahendus ja taastavad ringid ja nõupidamised, aga tegelikult neid meetodeid on veel rohkem, mida proovida. Siis me ise tunneme, et võib-olla see taastavõiguse kasutegur ja selle head omadused ja võimalused ei ole veel piisavalt hästi teada erinevate spetsialistide seas, et me tegelikult võiksime sellist teadlikkust palju rohkem tõsta, et siis anda hoogu taastavõiguse kasutamisele. Ja meil on ka puudu spetsialistidest, kellel on neid oskusi meetodid kasutada. Et jah, meil täna on olemas siis koolitatud inimesi, kas näiteks konfliktivahenduse läbiviimiseks, taastavate nõupidamiste läbiviimiseks,
aga neid ei jagu kõikjale Eestisse ja neid nii-öelda ei jagu igasse piirkonda, igale sihtrühmale. Ja me tegelikult võiksime oluliselt laiendada nende inimeste hulka, kes siis taastava õiguse teenustele saavad. Meil on puudu siis ka koolitajatest, kellel oleks oskus koolitada juurde kas siis konfliktivahendajaid või teiste meetodite kasutajaid. Et meil on mõned koolitajad, aga vaadates nõudlust ja huvi taastava õiguse järele ja koolitajate hulka, et nad peaks siis olema täiskohaga koolitajad, et kogu seda nõudlust katta. Et sellepärast oleks meil koolitajaid juurde vaja. Ja üks selline siis lisaeesmärk sellel taotlusvoorul on tõesti see, et toetada siis koostööprojekte kogukondades. Et nii-öelda kasutada taastavat õigust kui üht sellist töömeetodit või tööriista ka juhtumipõhiselt taastava õiguse kasutamisel. Ja et nii-öelda kogukonnas olevad koostöövõrgustikud oskaks siis taastava õiguse põhiselt juhtumitele läheneda. Ja siis kui neid nii-öelda vajadusi arvesse võtta, et siis sellel taotlusvoorul on üks selline peamine eesmärk, tõesti siis laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemiste ja meetodite kasutamist. Ja seda siis väga erinevates keskkondades. Ja nagu ma mainisin, et see nii-öelda üks oluline punkt on ka see, et me väga soosime nii-öelda kogukondlikke koostööprojekte, et nii-öelda aidata kaasa kogukonnas ühtse hingamise tekkimisele. Ja kuidas me siis seda teeme, et laias laastus on siis toetatud 3 tüüpi tegevused, uued algatused, ehk siis proovida järgi, kas need meetodid või lähenemine töötab kas uutes keskkondades, uutes valdkondades, uute sihtrühmadega. Teiseks siis tõesti koolitajate koolitamine, et meil Eestis oleks olemas siis selline arvestatav baas inimestest, kes oskaksid taastava õiguse meetodeid teistele edasi anda. Ja kolmas selline suurem plokk on siis kõik see, mis puudutab teadlikkuse tõstmist taastavast õigusest. Nii siis spetsialistide hulgas kui ka siis kodanike seas laiemalt. Ja nagu ma ütlesin, et see nii-öelda taastavat õigust võib tõesti kasutada lasteaiast alates kuni vanglast vabanevate inimesteni välja. Et see kasutusala on hästi lai. Ja nii-öelda siis võib-olla täpsemalt saate ka sealt nii-öelda toetuse andmise määrusest lugeda, aga nii-öelda peamised siis tegevused, mida siis nagu toetatakse, on siis uute meetodite piloteerimine, eelkõige siis noorte ja alaealiste puhul, siis nii-öelda uute keskkondade katsetamine taastava õiguse rakendamiseks. Kui ma enne mainisin, et meil näiteks politseis ja prokuratuuris on teatud taastava õiguse meetodid kasutusel, siis näiteks lasteaedades või töökeskkondades seda veel nii laialt ei kasutata. Kolmandaks siis kõik sellised tegevused, mis puudutavad teadlikkuse tõstmist. Ehk siis siia alla käivad kõiksugu infopäevad, kampaaniad, juhendmaterjalid, voldikud, kõik sellised võimalikud tegevused, mille kaudu siis tõsta inimeste teadlikkust taastava õiguse kohta. Siis eriti soositud on kõik tegevused, mis kaasavad laiemat kogukonda, seda siis nii teadlikkuse tõstmisel kui ka uute oskuste andmisel. Kõiksugu koolitustegevused on toetatud, praktikate vahetamine, et võimalikult soodustada sellist üksteiselt õppimist. Erinevad pilootprojektid loomulikult, et tõesti siis katsetada näiteks taastaval õigusel põhinevate kogukondade loomist või töökeskkondade loomist, et midagi sellist, mida täna Eestis veel selliselt toimivalt ei ole. Siis loomulikult kõiksugu õppematerjalide loomine on igati soodustatud ja põhimõtteliselt kõik muud tegevused, mis toetavad siis taastava õiguse kasutusele võtmist erinevates keskkondades. Ja kuidas me siis neid taotlusi hindame, et mis on need olulised punktid, millele tähelepanu pöörata? Et loomulikult tuleb ära põhjendada, mis on selle projekti eesmärk ja kuidas siis need tegevused aitavad päriselt kaasa selle projekti eesmärgi saavutamisele. Kõige siis sellisem kaks kõige kaalukamat kriteeriumi, mida vaatame,
on ühelt poolt siis väga selge projekti tegevuskava, et väga täpselt oleks aru saada, mida, millal, kellele ja miks tehakse ja et on arvesse võetud siis seda konkreetset sihtrühma, kellele tegevused on suunatud. Et näiteks, kui tegevus keskendub lastele, et siis tegevused, mida neile planeeritakse, oleksid vastavuses sellele, mis lastele ja noortele huvi pakub või millest nad on võimelised aru saama. Ja oluline on ka see, et see projekt oleks võimalikult osalejaid kaasav. Et soodustada tõesti sellist inimeste omavahelist suhtlust ja panustamist. Siis teine oluline punkt, millele me palju tähelepanu pöörame, on meeskonna tugevus ehk siis nende taust, pädevus ja ka see, mismoodi siis see planeeritav projektimeeskond on päriselt kaasatud projekti tegevustesse. Ja samamoodi siis on oluline see, nagu ma mainisin, et oleks kaasatud partnerid ja eriti on siis soodustatud tõesti sellised kogukonnapõhised mitme partneri osalusel elluviidavad projektid. Hindame ka seda, et projekti puhul oleks mõeldud sellele, mismoodi projekti tegevustest märku antakse, ehk siis kõik see, mis puudutab kommunikatsiooni. Siis järgmine kriteerium, mida me hindame, on projekti jätkusuutlikkus ja uuenduslikkus. Ehk siis me soovime näha, et mismoodi see projekt elab edasi pärast siis selle konkreetse projekti tähtaja saabumist. Et mismoodi te olete ette näinud, et näiteks need uued meetodid, mida kasutusele võetakse, mismoodi need püsima jäävad. Ja teiseks siis ka see, et kas need lahendused, mis te välja pakute, et kuivõrd uuenduslikud need on. Et me eelistame näha selliseid varasemalt mitte proovitud lähenemisi. Hindame ka seda, et projekt oleks majanduslikult tõhus ja et oleks kindlasti kaetud projekti omafinantseering, et sellel on hästi oluline tähelepanu pöörata, et see ära katta juhul, kui tegemist ei ole riigiasutusega, et nende puhul omafinantseeringu nõuet ei ole. Ja siis viimaseks, aga mitte siis kõige vähem tähtsamana, et hindame ka seda, et olete ise ausalt otsa vaadanud selle projekti riskikohtadele ja leidnud siis sellised võimalikud maandamisviisid nendele riskidele. Et me tahame näha, et olete selle projekti tõesti läbi mõelnud selle peale, kellele ja miks neid tegevusi ellu viiakse, kuidas ja millal seda tehakse, keda kaasates ja mis on need võimalikud siis riskikohad, millele te kindlasti tähelepanu pöörata ja neid maandada. Lühidalt siis minu poolt oli kõik, et see on selle projekti siis selline või projekti vooru peamine selline sisuline pool, et kui teil on küsimusi, siis ma meeleldi vastan. Kui teil ei ole küsimusi, siis ma lähen edasi. Et ma olen Liina Preitsis RTK-st, et räägin siis täpsemalt nõuetest taotlejale ja partnerile taotlusele. Et siis taotleja võib olla siis Eestis registreeritud juriidiline isik või valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsustevaheline organisatsioon. Projekti eesmärkide saavutamiseks peab olema siis projektijuht ning taastava õiguse koolitaja või taastava õiguse meetodi looja või rakendaja. Partneriteks võib olla siis juriidiline isik või valitsusväline organisatsioon, kellega on taotlejaga ühine majanduslik ja sotsiaalne eesmärk, mis saavutatakse projekti rakendamise teel ning kes on aktiivselt seotud siis projekti rakendamisega ja aitab tõhusalt kaasa. Et partneriks ei tohi olla projektile teenust osutav isik, kes siis töö eest toetuse saajale arve esitab. Asukohamaadeks saab olla siis Eesti, Norra või mõni muu abisaaja riik. Et taotluse esitamise tähtaja seisuga siis ei tohi taotleda olla riiklike maksude võlgnevusi, mis ei ole ajatatud, et need kõik kontrollitakse üle. Nõuded siis taotlusele. Taotlus tuleb esitada e-keskkonnas, mida hiljem Kelly teile näitab, kuidas seda esitada. Taotlus tuleb siis esitada allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt. Toetus siis taotletakse siis
määruses sätestatud eesmärkidele ja toetavatele tegevustele. Kui teil on partner, siis tuleb lisada kõik partneri andmed. Toetuse summa ja osakaal abikõlblikest kuludest peab siis vastama määruses sätestatule ja tegevused peaks olema tehtud siis abikõlblikkuse perioodil. Ja taotlusest peate ära kirjutama projekti jätkusuutlikkust ja selle tagamiseks seotud kulude katmise allikad. Et taotluse juurde peaksite siis eraldi lisama projektijuhi CV, mis on siis eraldi dokumendina, taastava õiguse koolitaja CV või taastaval õigusel põhineva lähenemise meetodi loo ja rakendaja CV. Siis eraldi tuleb esitada detailne eelarve lisa 1, siis see on leitav meie RTK kodulehelt. Kui te ei ole allkirjaõiguslik isik, siis tuleb esitada kindlasti volikiri, et teil on õigus esitada see taotlus. Ja kui teil on partnerid, siis tuleb esitada partneri poolt allkirjastatud kinnituskiri, mis on ka leitav RTK kodulehelt, et hiljem Kelly näitab teile, kus need dokumendid asuvad. Et toetuse taotlemine ja menetlemine, et kontaktisikud on siis Kelly Popu ja Pille Penk. Et taotluse esitamise tähtajaks on siis 21. märts kell 5 kohaliku aja järgi. Et soovitan aegsasti juba sisestada neid taotlused, sellepärast et see taotluse sisestamise protsess on päris pikk. Seal on erinevaid asju võib ette tulla, et mitte viimasele minutile jätta, et kui on taotlused hilinevad, peale esitatakse 5.01, siis me kahjuks neid arvestada ei saa. Et esitada võib siis vaid ühe taotluse. Kui taotlus on esitatud, siis toimub esmane vastavuskontroll meie poolt siis 10 tööpäeva jooksul. Et menetluse käigus me võime siis nõuda taotlejad selgitusi ja lisadokumente või taotluse parandamist. Et kui meie oleme taotluse vastavaks tunnistanud, siis igalt taotlust hindab 2 erapooletult sõltumatut ja usaldusväärset eksperti. Nemad siis hindavad taotlusi 5 tööpäeva jooksul ja nad siis täidavad eraldi hindamislehed ja selle alusel siis tehakse hindamisvida. Ja siis, kui on taotlus saanud alla hindamistulemuseks alla 50% maksimumtulemuseks, tehakse rahuldamata jätmise otsus. Projektid siis telgitakse ja projektide pingerida esitatakse siis 3-liikmelisele programmi operaatori poolt moodustatud hindamiskomisjoni liikmetele. Hindamiskomisjon siis vaatab taotlus läbi 15 tööpäeva jooksul umbes ja kui hindamiskomisjoni vastus on tulnud, siis meie vormistame ja teavitame otsusest siis kuskil 10-15 tööpäeva jooksul. Et teed toetuse keskkonna kaudu, siis me saadame teile teavituse. Räägin siis lühidalt ka toetuse saaja ja partneri kohustustest, et toetuse saaja, sealhulgas ka partner peab jälgima siis hankemenetluse puhul riigihangete korraldamise põhimõtteid, et kasutades siis rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt. Siis võtab kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 3 hinnapakkumist, kui teenuse asja või ehituste eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem. Fikseerib kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis projekti tegevusse kaasatud isikud. Peab arvestust projekti kestel projekti tegevustega teenitud tulude kohta, annab jooksvalt infot siis projekti elluviimise tulemuste saavutamise kohta RTK-le. Dokumentide säilitamise kohustus on siis 2028 aasta lõpuni. Antud taotlusvoorus peab siis toetuse saaja korraldama vähemalt 2 projekti tegevusi ja tulemusi kajastavad avaliku üritust, et see on näiteks avaüritus ja lõpuüritus. Et toetuse saaja peab looma ka kodulehe, mis võib olla siis organisatsiooni alamleht, kus kajastatakse kõik olulisemad projektiga seotud tegevusi, üritusi, tulemusi ja muid andmeid. Kindlasti tuleb ka kodulehele logot panna ja kui te teete üritusi, siis kindlasti üritusel kasutada logosid seminaridel, trükistel, meenetel. Ja räägin siin ka selle vähetähtsa riigiabi korral, et jooksva majandusaasta ja 2 eelneva majandusaasta jooksul jooksul antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva määrusega siis ei tohi ulatuda üle 200 000 euro. Et see on ka minu poolt kõik kiiresti räägitud, et kõik tähtsamad asjad. Et
kas on küsima, ma vaatan, et seal chatis on paar küsimust. jah, et kas projektijuht ja koolitaja võib olla sama isik, et äkki Laidi, sa oskad siin aidata, et kui on... Ja, ma olin just sinna vastust tippimas, aga ma võin teise suuliselt öelda. Jah. Et ja, võivad olla sama isik. Oluline on lihtsalt see, et kui on mitu inimest projektis, et kõigi puhul on ära näidatud täpselt, kes mida teeb ja et projektijuhi ja siis koolitaja tööajad selles mõttes ei kattu, et kindlasti saaks tehtud projekti juhtimine ja saaksid läbi viidud koolitused nii, kuidas siis projekti tegevuskava ette näeb. Et see on ka see, mida siis hinnatakse, et kuivõrd realistlik see plaan teil projekti elluviimisel on. Aga jah, võivad olla sama inimene. Ja vaatan ka teine küsimus, et kas ma vastan selle teisele küsimusele ka kohe ära siis on? Jah. Ja vaatan siin. Niimoodi on natukene keeruline öelda, et kui te suudate ära tõestada selle, et sellel koolitajal, keda te koolitajana kasutate, on olemas siis taastava õiguse kas siis meetodite elluviimise kogemus või siis sellel teemal koolitamise kogemus, et siis see katab kenasti ära, aga ma niimoodi siit ei oska otse öelda. Alati on ka võimalus see, et siis lisaks nendele inimestele kaasata võib-olla keegi väline koolitaja veel juurde. Aga ma usun, et see peate lihtsalt läbi mõtlema, mis on need täpsemad teemad ja meetodid, mille osas te tahate koolitada ja kas siis nendel konkreetsetel inimestel on nende meetodite või teemade osas olemas see kogemus, mida te vajate nende koolituste läbiviimiseks. Tere ka minu poolt. Mina olen Pille Penk ja räägin teile siis kulude ja tegevuste abikõlblikkusest, projekti aruandlusest ja toetuse maksmise tingimustest. Abikõlblikkuse periood ja muud sellised üldised nõuded. Et rahastatud projekti tegevused ja kulud muutuvad abikõlblikuks alates projekti toetuse rahuldamise otsuse tegemisest. Abikõlblikkuse periood on toetuse rahuldamise otsuses sätestatud ajavahemik, millal algab ja lõpeb projekti tegevus ning tekib projekti abikõlblik kulu. Selle taotlusvoorus rahastatud projektide maksimaalne kestvus võib olla siis 22 kuud ja võttes arvesse meie projektitaotluste hindamisprotsessi pikkust, võiks kõige esimesel juhul planeerida projekti rakendamise algkuupäevaks 1. juunit see aasta. Et projekti tegevused ja üks nõue meil veel muidugi, projekti tegevused peavad algama hiljemalt 1 kuu jooksul toetuse rahuldamise otsuse kuupäevast arvates. Kõik projekti tegevused peavad olema lõpetatud ja kulud teostatud projekti toetuse rahuldamise otsuses näidatud ajaks, kuid mitte hiljemalt kui 30. aprilliks 2024. aastal. Nii ja natukene siis summadest. Taotlusvooru kogumaht on 408 750 eurot. Väiksem toetuse summa on 30 000 eurot. Ehk siis, kui on väiksem summa, siis ta ei lähe meil vastavushindamisest üldse läbi. Ja nii. Ja suurim summa on 150 000 eurot. Kuidas siis toetust määratakse? 100% abikõlblikust kuludest antakse toetust siis, kui on riigi ja kohaliku omavalitsuse asutus. 90% on toetuse määr, siis kui toetuse saaja on toetuse andmise tingimuste määruses paragrahvis 2, terminid lõige 8 kohaselt määratletud valitsusväline organisatsioon. Ja 85% saab toetust siis, kui on varasemalt, kui
on need varasemalt mitte nimetatud asutused. Ja oma finantseeringu määrad on siis vastavalt 10% abikõlblikest kuludest valitsusvälistel organisatsioonidel ja 15% teistel asutustel. Ja valitsusvälistel organisatsioonidel või riiklikel sotsiaalpartneritel poolt rakendatud projektide puhul on lubatud kajastada vabatahtlikku tööd mitterahalise omafinantseeringuna. Et sellisel juhul võib vabatahtlik töö moodustada kuni 50% projekti jaoks nõutud omafinantseeringu määrast. Ja vabatahtliku töö ühikuhinnad peavad vastama Eestis sellise töö eest tavaliselt makstavatele töötasudele. Ja siin ma just ütlen seda, et Eesti keskmisele makstavale töötasule. Nii, abikõlblikkuse üldpõhimõtetest. Toetuse saaja raamatupidamise siseeeskirjad ja auditeerimise kord peavad võimaldama projekti kuluaruannetes esitatud kulude ja tulude otsest võrdlust vastavate raamatupidamise aruannete ja tõendavate dokumentidega. Projekti välisriigi partneri kulud hüvitatakse sarnaselt toetuse saajaga, et nende puhul piisab kvalifitseeritud audiitori poolt läbi viidud projektikulude auditi aruandest. Toetuse saaja peab arvestust projekti kestel projekti tegevustega teenitud tulude kohta. Üldiselt me eeldame, et meie projektid on mittetulunduslikud. Projekti tegevuste tulemusena teenitud tulu käsitletakse projekti eelarve osana. Projekti tegevuste raames eeldatav tulu arvestatakse projekti eelarvesse ja raporteeritakse kasumina projekti finantsaruandluses. Ja projekti lõplik toetuse määr tekib arvestades planeeritavat tulu, reaalselt saadud tulu, mis esitatakse projekti lõppedes. Ühesõnaga, et toetus, kui projekt teenib tulu, siis toetus väheneb tulu võrra. Abikõlblikud kulud on tehtud toetuse rahuldamise otsuses sätestatud abikõlblikkuse perioodil, seotud projekti eelarvega, tegelikult raamatupidamises kantud, kaup on üle antud või teenus on osutatud, selle kohta on koostatud kuludokument, makstud hiljemalt 30 päeva jooksul alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast ja kulud on kontrollitavad ja organisatsiooni üldisest raamatupidamisest eristatavad. Siin me soovitame raamatupidamises ka teha kas siis kood või tunnus. Kulud on proportsionaalsed ja säästlikud ning tehtud üksnes projekti eesmärgi ja oodatud tulemuste saavutamiseks. Kulud on kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega ning vastavad heale raamatupidamistavale. Kulud jaotatakse siis otsesed kulud, kaudsed kulud ja mitte abikõlblikud kulud, mida ei tohi üldse projektis teha. Vaatame siis lähemalt, mis on projektide otsesed kulud. Et siis abikõlblikud otsesed kulud võivad olla otsesed personalikulud, projektijuhi, projekti assistendi ja projekti sisuekspertide töötasud, füüsilise isikuga sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstav tasu, töötasult arvestatavad riiklikud maksud ja proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga seadusest tulenevad hüvitised ja puhkusetasud. Projektis osalevate töötajate reisi- ja päevarahad vastavalt Eesti õigusaktidele, samuti projekti avalikkusega seotud kulud ja ehk teavituskulud, uue või kasutatud seadme ostmise kulu amortisatsiooni määras projekti eluaja jooksul,
Kui toetuse saaja põhjendab, et seade on lahutamatu ja vajalik osa projekti tulemuste saavutamiseks, võib seadme ostuhinna lugeda erandina abikõlblikuks. Otsekulud võivad ka olla tarbekaupade ja tarvikute ostmine tingimusel, et need on eristatavad ja vajalikud projekti tegevuse elluviimiseks ja eesmärgi saavutamiseks. Toetuse saaja poolt projekti elluviimise eesmärgil sõlmitud muu lepinguga kaasnev kulu tingimusel, et see on sõlmitud kooskõlas riigihangete seaduse ja toetuse andmise tingimustega. Ja toetuse rahuldamise otsusega projektile kehtestatud kohustustest tulenevad otsesed kulud on samuti abikõlblikud. Nii, järgmine plokk on siis kaudsed kulud ehk üldkulud. Kaudsed kulud on kõik abikõlblikud kulud, mida ei saa otseselt seostada projekti tegevustega, kuid tehakse otseses seoses projektile omistavate abikõlblike otsekuludega. Projekti kaudseid kulusid arvestatakse kindla määra alusel, mis moodustavad kuni 15% otsestest abikõlblikest personalikuludest. Kelly teile muidugi hiljem näitab seda kohta, aga kui teil on kindlasti tahate oma projektis kasutada otsese kuluse määra, siis tuleb see kohe taotluse esitamise momendil projektis ära määratleda. Nii, vaatame siis lähemalt, mis need kaudsed kulud on. Raamatupidamine, sekretäri ja personalitöö, juriidiline nõustamine, kontoritarvikute ja mööbli ostmine, rentimine, hooldus ja remondikulud, varahaldus, kommunikatsioonikulu, kommunaalkulud, kontoriruumide rent, valveteenus, ainukene, mis siia valveteenus alla ei lähe, siis valehäirete kulude katmine, maamaks läheb siia alla, siis infotehnoloogia kulud, tarkvara ja riistvara, kontoritehnika ostmine ja rentimine ning serverivõrkude ja kontoritehnika hooldus ja remondikulud, sideteenused, postikulud, telefoni sideteenused, siis pangakonto avamise ja haldamise kulud ning maksete ülekandetasu, kordan, maksete ülekandetasu ja muu abistav töö. Nii, mitte abikõlblikud kulud on siis sellised kulud, mida ei saa üldse projektis kajastada. Need tuleb teil endal raamatupidamises katta. On laenudega seotud kulud, finantstehingute tasud ja muud puhtalt finantskulud, sealhulgas valuutakursi muutuse kahjum, eraldised kahjumi või võimalike tulevaste kohustuste katmiseks, käibemaks, kui see saadakse sisendkäibemaksuga tagasi, mootorisõiduki ostmine, liisimine või remondiga seotud kulud, trahvid ja muud rahalised karistused, kohtuvaidluste kulud, välja arvatud juhul, kui kohtuvaidlus on lahutamatu ja vajalik projekti tulemuste saavutamiseks. Kulud, mis kaetakse muudest allikatest ja kulud, mis ei ole vajalikud projekti eesmärgi saavutamiseks. Ma lühidalt nüüd räägin ka sellest, kui te olete toetuse saanud, et milline on see aruannete esitamise kord. Et vahearuanded projekti elluviimise kohta esitatakse rakendusüksusele vähemalt üks kord aastas vastavalt toetuse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegadele. Et see on meil 15. jaanuar iga aasta alguses. Siin on erand. Kui projekti abikõlblikkuse periood on kuni 18 kuud, esitab toetuse saaja rakendusüksusele ainult lõpparuande. Ja projekti lõpparuanne tuleb esitada 45 päeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.
kuupäevast. Nii lõpparuanne esitatakse e-toetuskeskkonna kaudu ja rakendusüksus kontrollib lõpparuannet 15 tööpäeva jooksul alates laekumisest ja rakendusüksus võib aruande menetlemise käigus nõuda aruande täiendamist või muutmist, kui me leiame, et see ei ole piisav või selge või selles esinevad puudused. Ja rakendusüksus kinnitab nõuete kohaselt projekti aruande 5 tööpäeva jooksul. Mis on toetuse maksmise tingimused? Toetuse maksmise eelduseks on toetuse rahuldamise otsus, toetuse saaja ja projekti partneri vahel sõlmitud partnerluslepingud ja kulude abikõlblikkus, sealhulgas kulude aluseks olevate tegevuste abikõlblikkus. Toetuse saajal, kellel puudub riikliku sildfinantseerimise taotlemise võimalus, on võimalik taotleda toetuse ettemakset. Projekti esimene toetuse ettemakse võib moodustada kuni 20% projektile eraldatud toetusest. Järgmist toetuse ettemakset on toetuse saajal võimalik taotleda siis, kui 70% esimesest ettemaksest on projekti väljamakse taotlustega, kuludega rakendusüksuse poolt heaks kiidetud. Nüüd te olete need meile esitanud ja me oleme need heaks kiitnud. Ettemakse taotlused või väljamakse taotlus esitatakse e-toetuskeskkonna kaudu. Väljamakse taotlus esitatakse, kui abikõlblik kulu on reaalselt tekkinud ja makstud regulaarsusega vähemalt üks kord kvartalis, kuid mitte sagedamini kui üks kord kuus. Et meie süsteem tegelikult võimaldab teil sisestada kulusid jooksvalt, kui teil on selleks soov, kuid meie seome siis ühe kuu kulud kokku. Ehk siis siin on toodud, eks ole, see mitte sagemini kord kuus, ühe kuu kulud kokku või siis võtame kvartalikuud kokku, kui neid ei ole väga palju. Toetuse saaja peab koos esimese väljamakse taotlusega esitama rakendusüksusele väljavõtte oma raamatupidamise sise-eeskirjast, milles on kirjeldatud, kuidas projekti kulusid ja tasumist eristatakse raamatupidamises muudest taotleja kuludest. Ehk nagu ma enne rääkisin, et selleks võib olla ka siis konkreetne allikas raamatupidamises, grandi kood, see peab olema selgelt eristatavad. Tuleb esitada koopia riigihangete tegemise korrast asutuses. Lühikirjelduse projekti rakendamisega seotud dokumentide algatamise, viseerimise ja kinnitamise kohta ning esindusõigusliku isiku poolt edasi volitatud õiguste korral vastavate volikirjade koopiad. Selgituse, kuidas on toetuse saaja oma asutuses ette näinud toetusega seotud dokumentatsiooni säilitamise nõutud tähtajani. Ehk dokumendid tuleb meil säilitada siis 2028. aasta lõpuni. Nii, toetuse ja siis ma toon siia veel ühe märkuse, et need nõuded, mis ma nüüd ette lugesin, need kehtivad ka ettemaksetaotluse saamisel. Et need dokumendid tuleb esitada juurde ka ettemaksetaotluse juurde. Toetuse maksimise tingimustest. Rakendusüksus teeb väljamakse taotluses esitatud kulude abikõlblikkuse kontrolli. Ja esimese maksetaotluse valim on alati 100% ehk kontrollitakse kõik esimese maksetaotluse kulud. Alates teisest maksetaotlusest rakendatakse osalist kontrolli ehk kontroll on valimipõhine. Need kulud, mis ei satu meil kontrolli, üldiselt on kõikide kulude vastutus loomulikult toetuse saajal.
ja toetuse saaja on kohustatud edastama rakendusüksusele valimisse lisatud kulude kohta kulu tekkimist ja kandmist tõendavate dokumentide koopiad. Samuti kulu aluseks olevad raamatupidamisest nõuetele vastavad alusdokumentide koopiad ning hangete tegemise dokumentatsiooni koopiad või tagama juurdepääsu tehtud hangetele riigihangete registris. Väljamaksetaotlus kontrollitakse hiljemalt 20 tööpäeva jooksul alates laekumisest rakendusüksusele. Juhul, kui väljamaksetaotluses esineb puudusi, võib rakendusüksus väljamaksetaotluse menetlemise osaliselt või täielikult peatada. Sellisel juhul peatub ka menetlemise periood. Toetuse saajal on alati õigus mõistliku aja jooksul puudused kõrvaldada. Lõppmakse tehakse toetuse saajale 1 kuu jooksul pärast projekti kulude abikõlblikkuse, tegevuste elluviimise ja kulude tasumise tõendamist ning lõpparuande kinnitamist. Lõppmakse suurus on minimaalselt 15% projekti abikõlbliku toetuse summast. Et sellega te siis peate endale asutuses arvestama, et see lõppmakse on siis selline, mis laekub teil hiljem, et teil endal selleks finantsilt olemas oleks, kuna kulud tuleb enne ära teha. Nii, ja mina olen jõudnud oma ettekandega lõpuni. Sul oli üks küsimus sealt, et kas on õige, et 20% on võimalik kohe kätte saada ja järgnevad kulud vastavalt e-toetuste keskkonda esitatud kuludokumentide alusel vähemalt kord kuus? 20% on jah, just ettemaksega võimalik toetusest, ma rõhutan toetusest, kui teil on seal oma finantseering, siis jutt käib ainult sellest toetusosast. Jah, 20% on ettemakse taotlusega kohe võimalik kätte saada. Need dokumendid, mis ma teile seal ette lugesin, need on vaja sinna juurde lisada. Menetlusaeg on meil kusagil 15 tööpäeva. Ja kui te olete selle ettemakse nüüd kätte saanud, siis te hakkate meile neid kulusid tõendama jooksvalt, eks ole, et sellest ettemaksest saate te hakata oma kulusid tegema ja neid hakkate siis kord kuus, kvartalis kord siis meile tõendama ja võib-olla me ei võta neid, kus me ütlen ettemakse kulude tõendamisi kohe menetlusse, et võib-olla me ootame mingit kogumit nendest. Aga jah, et selles mõttes me jälgime väga pingsalt sellest 20% 70% täitumist ja nii kui me ise näeme, et see 70% hakkab teil täis saama või juba on kulude esitamisega täis, siis ütleme niimoodi, et tuleb see meile kohe prioriteetseks laua peale, et me ikkagi tahame, et meie toetuse saajad rakendaksid oma projekte võimalikult hästi ja me anname endast kõik, et teid finantsiliselt toetada. Kas on veel küsimusi Pille teemade kohta praegu? Kui praegu ei ole, siis neid võib kindlasti hiljem küsida. Katsume neile siis vastata. Aitäh! Aga minu video enam ei tööta minuga ja ma väga vabandan, ma nüüd jätkan ilma pildita, aga Liina mitmel korral ütles, et ma näitan, kuidas siis Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt leida siis konkreetse taotlusvooru materjalid, et lähed rtk.ee, natuke võib-olla on keeruline, aga et siit toetusfondid ja programmid tuleb päris nagu alla kerida, kus on siis Euroopa Majanduspiirkonna Norra toetused. Ja siin on selline võib-olla pigem nagu Norra üldised ja siin all on RTK rakendatavad meetmed. Et siis siin on erinevad teemavaldkonnad. Ja siin laste ja noorte heaolu suurendamise all on siis ka konkreetse taotlusvooru materjalid kenasti olemas ja pärast tuleb siia siis ka need infopäeva slaidid ja video.
aga mina pidin näitama e-toetuskeskkonnas siis, kuidas sisestada taotlust. Võib-olla paljud teist on juba kokku puutunud e-toetuskeskkonnaga, aga selline siis peaks nägema välja teie töölaud. Selleks, et alustada täiesti uut taotlust, siis tuleb vajutada siia rohelise nupukese peale alusta uut taotlust ja otsida siis Riigi Tugiteenuste Keskuse Norra RÜ alt taastava õiguse arendamine Eestis teine. Tuleb panna projektile nime juures siis lihtsalt meeles pidada seda, et kõike muud on pärast palju on hea ja lihtne muuta, aga nime kahjuks jah, väga enam muuta ei saa, et mõelge ennem hoolikalt läbi ja siis pange oma projektile nimi. Ja vajutada salvesta, ma hetkel seda ei tee, sest et mul on juba testprojekt siin laua peal olemas. Et siin on näha, et on 9 erinevat lehekest, üks on siin praegu peidus. Et selleks, et taotlus edukalt esitleda, tuleb kõik need lehed ära täita, et tekiks igaühe taha linnuke, et siis on võimalik edasi minna. Kõige esimene leht on taotleja leht. Siia tuleb panna siis enda asutuse nimi, et ma näiteks näitan teile, meil on siin Riigi Tugiteenuste Keskus. Päris palju asju tuleb kohe automaatselt ise. Mida ei tule, on telefoninumber ja pangakonto. Ja samuti küsimused käibemaksu kohta, et kui käibemaks jääb kulu tegija kanda, ehk on ka projektis abikõlblik, siis valin jääb kulu tegija kanda ja kas tuleb läbi viia riigihange või mitte. Siin on kontaktisikute plokk. Siia saate ise lisada ükskõik kui palju neid isikuid teie projektis siis osa võtab. Nende isikukood, eesnimi, perenimi, ametikoht, kõik need väljad tuleb ära täita. Ja siin on selline linnukese koht, et kui isik soovib saada teavitusi e-postist, et siis siia tuleb kindlasti see linnuke panna ja siin on ka faili lisamise võimalus, kui keegi esindab asutust siis volituse alusel. Ma praegu katkestan ja näitan, et ka pärast hiljem on võimalik muuta, et näiteks meil on siin Pille Penk ja ma tahaksin talle anda volitust, siis ma lihtsalt valin siit volituse, kontaktisiku volitus. Ja see on kenasti olemas ja Pille saaks siis justkui esitada taotluse meie eest. Väga oluline on iga lehekülje all vajutada kindlasti salvesta jätka, et sellisel juhul kõik andmed salvestuvad ja me saame liikuda edasi järgmisele leheküljele, mis on üldandmed, siin juba projekti nimi ja number olemas ja siin tuleb siis panna projekti abikõlblikkuse algus ja lõpp. Kõik päris paljudel lehtedel on need küsimärgid, mis on täidetud abiinfoga, mis siis peaks aitama teil neid lahtreid kenasti täita, et siis siit saab vihjeid vaadata, kui missugune on siis see kõige viimane abikõlblikkuse tähtaeg ja kui pikad võivad üldse olla projektid. Siin on veel küsimus siis, kas toetussaaja on saanud konkreetse projektiga siis sarnased tegevuste jaoks siis toetuseid mujalt. Salvesta ja jätka. Partnerid, et kui teil on projektis ametlikke partnerid, siis kõikide nende info tuleb siia panna. Samamoodi siis lisada siia partneri kinnituskiri. Siin on kenasti näha, et partneri kinnituskiri on olemas ja sellega on kõik korras. Kui kõik partnerid ja toetuse saaja andmed on sisestatud, siis salvesta ja jätka. Nüüd sisu osas ma soovitan varuda võib-olla rohkem aega, sellepärast et siin on päris palju väljasid, palju infot, mida tuleb kirjutada ja ka teksti ilmselgelt rohkem. Aga valite valdkonna ja kui nüüd te tahate neid kaudseid kulusid, ehk siis et otsestest personalikuludest siis ühtse määra alusel mingi protsent kaudseid kulusid, siis tuleb valida siit see vastav protsent, mida te soovite oma projektis rakendada. Jälle igal pool need küsimärgid infoga, et vaadake, kui jääte hätta, siis vaadake neid küsimärke, kui need ka ei aita, siis võtke meiega ühendust, et valides siis projekti väljundi ja kirjutada siis kõik oma projekti kirjelduse kohta, missugune on siis olemasolev olukord, eesmärgid, tulemused, lühikokkuvõte, põhjendatus, tegevuskavas siis ka toote välja peamised tegevused ja sihtrühmaga seotud teemad. Kõik need väljad tuleb siis kenasti ära täita selliselt, et need oleksid siis, annaksid piisava hea ülevaate siis projektist ka hindajatele.
projekti kasusaajate koht ja nüüd siin on see võimalus projekti juhi CV lisada ja siis taastava õiguse koolitaja CV või taastava õiguse põhineva siis lähenemise metoodika looja või rakendaja CV. Ja kõige viimane plokk siis sisu osas on riskide osa, et siin on riskikategooriad, mida teil on vaja siis hinnata skaalal kõrge, keskmine või madal risk ning tuua välja siis planeeritud ennetus- ja maandamistegevused. Kui kõik see sisu on kenasti salvestatud, täidetud, siis salvestaja jätka ja oleme jõudnud näitajate juurde. Nüüd näitajad, kas siin nagu see abiinfo ütleb, et kindlasti peab valima ühe, see üks kindlasti ei tohi olla ainult projektijuhtimine, aga te saate, teile antakse ette valida, et vähemalt ühe nendest peate siis valima ja panema selle algväärtuse ja sihtväärtuse ja vastavalt siis oma projekti eesmärkidele ja tegevustele ja salvestaja jätka. Nüüd need näitajad, mis te eelmisel lehel panite, need tulevad siia tegevustesse ja siis saate siia panna nende algused ja lõpud ja nagu Laidiga ütles, et eks siis hindamisel ka vaadatakse kindlasti seda, et see tegevuste kava ja sealt läbimõeldust ja et seda detailsust saate luua siia tegevuse täpsustuse juurde, et kui siin on selline üldine algus ja lõpp, siis siia saate tuua iga siis selle tegevuse juurde tema nagu alategevuste algused ja lõpud. Ja niimoodi siis iga selle oma projekti tegevuse juures täidate ära, salvestaja jätka. Ja nüüd need samad tegevused on siis siin eelarves, aga enne seda siis see projekti kogumaksumus, abikõlblik summa, toetuse määr, samamoodi siin on abiinfo igal pool olemas ja juba ta kuvab ka siin meil seda ühtse määra protsenti. Ja nii nagu tegevustest, siis ka eelarve juures, et sellest detailsust luua, tuleb siia eelarve rea täpsustuses siis kirjutada nende erinevate tegevuste eelarve, kuidas need kujunesid, et kas te võtsite pakkumisi või vaatasite mingit üldist turuhinda ja otsesed personalikulud siis tuleb tõesti täiesti erineva eraldi reale. Näiteks siin on siis võib-olla näiteks projekti juhtimise kulu või kellegi teise otsene personalikulu, siis see tuleb panna ainult siia. Ja kui te olete pannud oma projektis, et teil on otsesed personalikulud, siin eelmisel real oli 40 000, siis nüüd ühtse määra kulud tulevad siia automaatselt vastavalt selle protsendile, mida te oma projektis olete rakendanud. Ja toon tõesti välja, nii nagu siin on kirjutatud, et horisontaalseid kulusid siin ei tohiks olla, see peab kindlasti olema 0. Ainuke, mis on siis otsese personali kulu ühtse määra puhul, on siis ühtse määra kulud. Ja teil on ka kohustus projekti detailne eelarve lisada. Siin on see võimalus valida oma projekti detailne eelarve ja see siia üles laadida. Paar viimast küsimust oma finantseeringu ettemakse kohta ja siis salvestaja jätka. Nüüd rahastajad siis, kuna konkreetses projektis on oma finantseering 0, siis praegu ongi nii toetuse saajana Riigi Tugiteenuste Keskusel või partneril Sotsiaalministeeriumil hetkel 0, aga muidu siis vastavalt teie projekti partneritele ja panustele. Salvestaja jätka ja olemegi jõudnud kõige viimasele leheküljele, mis on siis esitamise leht. Siin tuleb vaadata, et kindlasti volitus oleks kontaktisiku lehel siis lisatud ja vaadake üle kõik need kinnitused, panete linnukese, kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud ning olete nõus tingimustega nendega tutvunud ja muud ei olegi, kui allkirjastada ja esitada taotlus. Kas selle kohta on küsimusi? Kui hetkel ei ole küsimusi, siis kindlasti võib neid küsimusi esitada nagu hiljem, kirjutada meile, helistada meile ja me püüame aidata täpselt nii hästi, kui me saame ja et kui me ise ei oska vastata, siis me otsime kindlasti selle kellegi teise inimese, kes oskab teie küsimusele vastata. Aga kui täielik vaikus on hetkel, et siis võib-olla täname teid kuulamast ja soovime edu projektide kirjutamisel.
täname. ja kõike head. aitäh, kõike head. Kas meil chatides said kõik küsimused vastatud? Ma ei tea, kohe vaatan. Vastasime jõudumööda. Ja, vastate siin jõudnud. Okei, tundub, et vist on saanud siis vastuse. Jah, said küll, ma hoidsin ka silma peal. Väga hea. Aga jah, mina tänan ka omalt poolt. Aga selge, kõike head, nägemist. Kõike head.